Turumajandus tähendab meie arusaamise järgi konkurentsi. Sõna koostöö on oma esinemissageduselt kadunud olematusse võrreldes just nimetatud konkurentsiga. Ehkki loogiliselt on ju selge, et sünergiat tekitab just nimelt koostöö. Inimlikkusega on sama lugu. Loeb kasum ja kasumlikkus, mingid seletamatud poliitilised eelistused ei panegi enam küsima, kes sa selline tegelikult oled, aus või valelik, südamlik või südameta lojus. Inimesi on reeglina meil hakatud liigitama nende poliitiliste vaadete järgi, eeskätt vasakpoolsed, parempoolsed, mingisugused tsentristid, tihtipeale nende mõistete sisu ennast ei tuntagi ega teatagi. Lihtsalt on kombeks. Hoopis vähem räägitakse inimesest endast kui karakterist, kui isiksusest. Miks see nii on? Või mida see tähendab? Eks see tähendab klassikalise kultuuri allakäiku hariduses, ühiskondlikus debatis, niisuguses avalikus retoorikas, sest kui te ütlete vasakpoolsus, parempoolsus, siis seda tõepoolest peetakse peaaegu et paratamatuks poliitiliseks määratluseks. Küsitakse, kas sa oled parempoolne või sa oled vasakpoolne. Aga ega see parem või vasakpoolsus väga palju ei tähendagi alati, kui me küsime, kes inimene sügavuti on, mis on tema karakter. See parem vasakpoolsus on niisugune kella tiksumine, millega me oleme niivõrd ära harjunud, et kui see kell seisma jääb või ta enam ei tiksu, siis meile tundub, et ega aeg ka edasi ei liigu. Samamoodi, kui me ei saa parem vasakpoolsust määratleda, et siis just nagu inimene ei olekski poliitiline olend. Tegelikult klassikalises kultuuris on vahendid selle kohta, kuidas inimest sügavuti avada, kas või klassikaline kirjandus, klassikaline kunst on niisuguseks vahendiks. Ja meenutagem siin väljapaistva Inglise poliitiku, peaministri ja tõepoolest riigimehe, mitte lihtsalt poliitiku William Gladstone'i sõnu, et kui tema saaks midagi teha Cambridge'i ja Oxfordi hariduse jaoks, siis tähendaks see, et nii Ilias kui Odüsseia 2 antiikeepost oleksid seal kohustuslik kirjandus. Need on sügavalt humanistlikud ja kui me seda kirjavara, ma mõtlen neid Homerose eeposeid loeme, siis me näeme, kui värvirikkalt need karakterid on välja joonistatud. Sa tead juba ette, mida ta võib teha, mida ta võib mitte teha, eks ole. Ja just selle teksti enese lugemine nii-öelda detailirikkalt avab meile need võrratud karakterid, kas või juba alguses, et Agamemnon on suur ja Achilleus on suur ja Odysseus ja kogu see niisugune protsess, mis seal haarab, on nagu välja mängitud tolle aja poliitiline draama. Ja tänapäeval see küsimus, et kes sa niisugune oled, mis on sinu karakter, me teame näiteks eesti keeles on ilmunud ka Theophrastose inimtüübid või karakterid, seal on niisugused inimtüübid Aristotelese õpilasel välja toodud nagu võimuahne inimene, ärpleja, arg, tohutult 30 niisugust karakteritüüpi, kelle kohta ehk ei annakski küsida, kas sa oled vasakpoolne või parempoolne või liberaal või konservatiiv, aga see räägib rohkem inimese olemusest, see on niisugune peegel, mis avab selle, kes sa oled. Võtame näiteks niisuguse lihtsa näite, et kui siin nõukogude aeg hakkas kokku kukkuma, siis Leedu praegune president, Grybauskaite, õppis kus tol ajal? Õppis kõrgemas Moskva partei koolis, oli kohe seda lõpetamas, kvalifitseerumas siis kõrgeks partei aparaadi töötajaks. Muudatused tulid peale, daam lendas Ameerika Ühendriikidesse ja väga kiires korras lõpetas seal vastupidise kooli, võiks öelda, või ütleme analoogilise kooli, aga et me näeme, et kus korraga inimene, kes oli nagu veendunud vasakpoolsetes vaadetes, kuidas ta muidu sai siis kõrgemas parteikoolis Moskvas olla, korraga muutub parempoolseks, et see niisugune sisu vahetamine vasakpoolseks, parempoolseks ja see käib kuidagi niimoodi uskumatult kähku ja tihti see ei tähendagi mitte midagi. See tähendab seda, et küsitakse inimese käest, et kas ta on sotsialist, kapitalist, imperialist, fašist või keegi veel mingisugune muu tegelane selle asemel, et küsida, kas sa oled aus inimene või sa oled, vabandust väljendusest, lihtsalt mölakas. Jah, see on muidugi üks viis küsida, aga
nagu klassikaline kultuur, ma pean silmas siin näiteks Aristotelese teosed, mis on Euroopa kultuuri, vähemasti filosoofia ja eetika aluseks. Et need pakuvad ju suurepäraseid võimalusi näiteks rääkida vaprusest, õilsusest, julgusest. Mind on viimasel ajal kutsutud päris paljude suurte organisatsioonide väärtus- ja arengukavade analüüsimise juurde. Ja ma võtan siis selle kava ette ja mis need põhilised väärtused siis seal on. Näiteks paindlikkus, sallivus, avatus, virtuaalsus viimasel ajal. Me teame, et Eesti on e-riik, et siis niisugune e-lisus, võiks seda e-lisuseks nimetada virtuaalsuseks. Need on korraga muutunud siis iseseisvateks väärtusteks. Ja ma olen mõnikord küsinudki, et kuulge, et kas virtuaalsus siis on väärtus kui niisugune alati. Inimesed on ütelnud, et kui meil on valida kas virtuaalse või tegeliku vahel, et siis tõepoolest virtuaalses see on kaasaja eluga kaasa minemise trend. Meil muuseas külas, kus aastaid on jaanipidu tehtud, on Jaani Lõkke 2 noort meest panid külafoorumisse üles virtuaalse Jaani tule, millele tekitati taha ka tule niisugune praksumine. Ja ma ei ole veendunud, et see on alati nagu väärtus iseenesest või ma olen tihti küsinud niimoodi, et kui teil on kõht tühi, kas te soovite siis ühe prae süüa virtuaalselt või tegelikult reaalselt. Siis inimesed leiavad, et igas olukorras ei ole virtuaalsus nagu sugugi hüve. Või võtame näiteks niisuguse väärtuse, mis väga tihti organisatsioonide nagu põhiväärtuseks on mainitud, see on avatus, avatud olek. Olla avatud. Ja ma olen küsinud, et kas te teate, et kus see sõna avatus esimest korda Euroopa kultuuriruumis väärtusterminina kasutatud sai. Mõtlevad, ütlevad, ei, me ei tea seda. Ja siis ma olen rääkinud neile, et esimest korda see on Periklese kuulsas kõnes, mille ta Peloponnesose sõja lõpul siis või esimesel aastal peab langenud meestele. Aga kas te teate, seal ta mainib avatust kui väärtust, aga kas te teate, mis on selle termini loogika seal? Mõtlevad, ütlevad, et ei, tõepoolest me ei tea. Ja siis ma olen selgitanud, et avatus tähendab seal, meil on asjad nii hästi, te võite tulla ja vaadata, kuidas meil Ateena poolises asjad on seatud. Meie linn ja meie kultuur ja meie niisugune suhtumine võõramaalastesse ja te võite tulla ja meilt õppida. Kreeka keeles see sõna avatud on anichtoo, muuseas samast juurest tuleneb ka termin kevad, jaaniksi, olla avatud. Ehk siis looduses on eneses olemas see potentsiaal, need seemned ja see puhkeb õide. See tähendab avatust, enese potentsiaali avamine. Aga kuidas avatust väga tihti meil mõistetakse ja kui väärtusterminid, see on tingimatu avatus. Näiteks külma ilmaga te lähete tänavale, avate oma mantli õlmatele, et avatud bakteritele, haigustele, seda nii otseses mõttes kui ka metafoorses mõttes, eks ole. Eestis on avatud Eesti fond, muuseas praktiliselt kõikides Ida-Euroopa riikides need sarnased fondid tekitati ja et mis loogikaga see avatus seal kasutatud on ka selle Periklese tähendusega või siis selle teise tähendusega, millele ma viitasin. See on iga inimese enda otsustada. Ja kui me räägime niisugusest nagu inimlikkusest, siis võibki öelda, et inimese ülesanne ongi olla tegelikult inimlik. See tundub absurdne, mida me tahame näha enda ümber. Me tahame näha inimväärset ühiskonda. Me tahame näha inimväärseid suhteid. Me tahame näha inimlikku asja ajamist. Inimlikkus kui selline. Ja me mäletame ju seda Oidipuse kuulsat vastust Sfinksi ja monstrumi küsimusele. See oli mõistatus. Mäletame, mida Oidipus vastas. Vastus oli inimene. Ja väga tihti vastus sellistele monstrumlikele olukordadele, ebainimlikule olukordadele. Mida teha, kuidas edasi minna, kas või see Euroopa majanduskriis, rahakriis, paljude riikide võlakriis. Tundub, et siin ei olegi nagu lahendusi, me ei tea. Siis väga tihti tuleb meenutada seda, mida vastas tark Oidipus, et vastus on inimene.
ja üks Kreeka kuulsamaid poeete Yorgos Seferis, esimene, kes Nobeli preemia kreeklastest ka sai, just oma kuulsas kõnes ütleb, et me peame taas meenutama seda, mida tähendab inimene olla, mis asi on inimlikkus kui selline, ja klassikaline helleeni kultuur annab meile need vahendid, me peame taas nende asjade juurde tagasi pöörduma. See on muidugi õigus, et niisugune sõnavara, mida me kasutame, no näiteks kui palju räägitakse sõprusest kui sellisest, kui palju räägitakse meie meedias seksist, seda me kõik teame, aga kui palju näiteks räägitakse sõprusest, tõelisest sellisest kiindumusest, meil räägitakse väga palju õigusest, terve hulk advokaate, kas te teate, kui palju Tartu Ülikoolis, näiteks ma hiljaaegu ühe õppejõu käest kuulsin, kes seal õpetab juurateaduskonnas, kui palju on doktorante vastu võetud? 100 inimest väga suure tõenäosusega kvalifitseerub juuradoktoriteks. Neil on ilmselt hea arusaamine siis selle kohta, mis on õigus kui selline, aga mis asi on ka õiglus, mis asi on inimlikkus, mis asi on õiglus. Ja näiteid ei ole vaja kaugelt otsida, kuidas need arusaamad moonduvad, ebainimlikuks moonduvad. No Kreeka finantskriis, laenukriis on kõigile teada teema, aga mida siis lahenduseks pakutakse meie enda majandusanalüütikute poolt? Noh, et tuleks maha müüa kreeklaste rahvuslik uhkus. Akropolis arheoloogia muuseumid tuleks teha tühjaks maailma erinevatel oksjonitel, siis need asjad niimoodi ära realiseerida, raha anda, kellele? Pankadele. Enamgi veel, et kreeklased just nagu peaksid jääma võlaorjusesse väga-väga pikalt, mitte ainult need, kes selle on tekitanud, vaid ka nende lapsed ja lapselapsed, see summad lihtsalt on nii suured, võlg on võõra oma, see tuleb ära maksta. Aga me hetkeks seisatame ja küsime, et kuulge, millest me siin üldse räägime? Me räägime niisuguste asjade maha müümisest, mis ju manifesteerivad inimlikkust, humaansust. Need on ju klassikalise kultuuri hindamatud varad, mitte materiaalselt, vaid just olulised koguna kui sellisena, et me neid vaatame ja tunnetame midagi. Mida tähendab olla ori selliselt, et sa oled võlaorjuses ise, sinu lapsed, sinu lapselapsed on. Millest me üldse räägime, mis on siis elu mõte, mis on eksistentsi mõte, mis on kõrgem hüve kui inimlikkus, inimese vabadus, õiglus, mis asjad need on? Pangad, kohustused, mingisugused juriidilised paragrahvid. Aga meil on ju võetud, tähendab, me oleme omandanud sellise taseme juba, kus me peame seda orjuse statuuti või orjuses olemist täiesti normaalseks ja iseenesest mõistetavaks nähtuseks. Jah, aga alati on võimalik tagasi pöörduda kultuurilätete juurde, sest see on nagu puhas vesi, mis vabastab ja puhastab. Ja meil ei ole vaja ka kaugelt näiteid otsida mineviku mõttes, vaid kas või meie enda kaasaegsed poliitikud kui sellised. Vaatame näiteks Europarlamenti ja meenutagem mõni aasta tagasi, kui määrati Euroopa tähtsaimeks meheks, kes Herman von Rompuy. Kas seda meest on kunagi keegi valinud? Mitte kunagi, mitte keegi. Kes ta selline on? Ma küsiksin täpselt samamoodi nagu esitas julge ja ma ütleks isegi väga niisuguse nagu humanistliku küsimuse sellise rühma nagu UKIP esindaja Nigel Farage. Who are you? Kes sa oled? You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense, though, that you're competent and capable and dangerous. And I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing
for the very concept of the existence of nation states. Peale seda, kui Herman Van Rompuy oli peale ametisse määramist oma esimese kõne esitanud, see oli niisugune ebalev, kobav, siis Nigel Farage tõusis püsti ja küsis, kes te olete? Te saate palka rohkem kui Obama. Te olete 500 miljoni Euroopa inimese juht, aga teie väljanägemine ei erine väga palju madalama astme pangaametniku omast, teil puudub elementaarne karisma. Kes te olete? Teie nime ei ole mitte keegi kuulnud, mis mehhanismi kaudu määrati teid sellele kohale. Ja kui me võtame näiteks kas või sellise teema, millest me oleme rääkinud, valimise, aga mitte võib-olla siis selle mehhanismi kaudu, aga seda, mida näiteks Mark Soosaar paar päeva tagasi välja tõi, tema on mitu korda üksikkandidaadina üritanud parlamenti pääseda, me teame. Ja see võrdlus, mida ta elavalt välja tõi, ütles, et see on täiesti võimatu, tal on see selgeks saanud. Ja see oleks umbes sama, nagu ühel pool kisub 12 inimest köit, kes on siis liitunud mingi erakonnaga. Ja teisel pool on siis see üksikkandidaat, tema on teisel pool 12 meest ja naist ühe inimese vastu. Ja mul ei ole midagi öelda nende poliitikute kohta, kes tõesti suure hääle saagi on kogunud ja iga kord koguvad iseasi, kas nad on sümpaatsed või mitte sümpaatsed, aga neil on see rahva mandaat olemas. Aga kui sa osaled niisuguses protsessis, mis silmnähtavalt on ebaõiglane, kui sa oled selle pundi liige, kus on 12 meest tõmbamas ja teisel pool on see üks, ja kui sa sinna parlamenti saad, siis sa ütled, et ma olen võitnud, rahvas on mind valinud. Sa ju röövid tegelikult teiselt inimeselt, kaaskodanikult ära võimaluse olla seal. Realiseerida oma enda poliitilist mina. See ei ole küsimus mingisuguses niisuguses piedestaalile tõusmises või nii. Rahva mandaadist või usaldusest rääkimine on sellisel juhul vähemalt minimaalsel juhul ketsarlik. Siin me tuleme just Teofrastuse sellise inimtüübi juurde nagu võimuahne inimene. Sa kasutad mis tahes meetodeid, et võimule tulla. Sul puudub see arusaamine, milline võiks üks hea ühiskond olla, kus võim on distributeeritud. Kuidas peaks inimene aru saama, kellega tegemist on? Talle valetatakse nagu pärast kalalkäiku ja enne valimisi ikka kombeks on õige suure suuga. Ja kuidas nüüd siis kindlaks teha, et kes see inimene tegelikult selline on? On mingisugust retsepti või ei ole? Muidugi on retseptid olemas, need on isegi silmnähtavad niisugused vahendid, et ega inimese tundmine on ju läbi ajaloo ja läbi nägemine on läbi ajaloo olnud üks olulisemaid asju. Ma mäletan lapsena vanemad õpetasid mind ikka, et sa pead pilku teritama ja küll ma siis mõtlesin, et kuidas seda pilku teritatakse, et kas nagu pliiatsit või kuidas ja siis hiljem ma sain aru, et oma teritatud pilku tähendab tegelikult suuta kedagi läbi näha läbi kellegi karakterit, et sa näed inimest ja sa tead, mida ta põhimõtteliselt võib mitte teha. Aga näiteks Aristoteles on kirjutanud või et tema koolkonnas on selline teos teada nagu füsiognomonika on õige niisugune esialgne pealkiri, ehk siis füsiognoomika eestipäraselt. Ehk siis näoilmete, keha, keele järgi mingite asjade otsustamine, et kaabaka tunneb mõnikord väga kaugelt ära. Kui me ikkagi vaatame neid näoilmeid, mis istuvad parlamendis, seletavad asju, üks praegu valitsuse minister, kellega ma aastaid koos trehvasin ujulas käima. Peale ujumist mehed ikka, seal oli ärimehi ja istuvad lava peal, ajavad juttu, aga see üks mees ei rääkinud inimestega ühtegi sõna. Ja kui ma praegu vaatan, kui kohmakalt ta vastab ajakirjanike küsimustele, milline arrogants, ülbus, milline selline laamendav kõnestiil, pane ennast põlema, poo ennast üles ja nii edasi, siis ma tunnen ära selle sama inimese, kes nagu ei suutnudki rääkida meestega mehe juttu. Kas võib olla selline oht ka olemas, et see arrogants, ülbus, küünilisus
see suudetakse viia normi tasemele, ehk me hakkame sellest mingil hetkel suhtuma kui normaalsesse ja kõike muud hindama seal juures siis ebanormaalseks, ehk seda samast inimlikkust ja selle juurde käivat. Ja ma arvan küll, et see on üks suurimaid ohte, et see on inimlikkuse kadu ja see on kogu sellise nagu humanistliku kultuuri kadu, et kui me kasutame neid sõrnu veel edasi, demokraatia ja humaanne ja humanism, siis väga tihti see sisu on sealt tagant täiesti puudu, asendatud teiste asjadega. Ja selles mõttes suur kunst annab eeskuju. Ma hiljaaegu oma sõbragagi arutasin, kui tore oleks, kui mõni Eesti kunstnik looks analoogi Hieronymus Boschi kuulsale triptühonile, heinakuhi või heinakuhja triptühonile. Et siin vasakul pool oleks siis vabadus, sõda, soomusrongid ja selle vabaduse kätte võitmine. Ehk see on siis nagu paradiisist, ütleme, välja ka ajamine. Keskel on siis see eluvõitlus, mis siin praegu on heinakuhja asemel, näiteks oleks Toompea nõlv ja kes sinna pääsenud on, need siis lükkavad pikkade niisuguste ritvadega neid redeleid ümber nendel, kes alles üritavad sinna tungida, tuld ja tõrva kallatakse neile pähe nii otseses kui verbaalses mõttes see elu enda traagika, et kes oleks see kunstnik, kes joonistaks sellise Hieronymus Boschi analoogi. Ja seal paremal pool, kus siis Boschil on põrgu, seal oleks siis Eestimaa, nagu ta praegu väga pilgule avaneb, sisse langenud taluhooned, tühjaks jäänud külad, tööpuudus, meeleheide, maksuvõlglaste kätte sattunud õnnetud inimesed, keda siis hammasratastest läbi aetakse, et kes oleks see kunstnik. Ja kui selline kunstnik leiduks, kas selline maal ei räägiks midagi rohkemat inimese olemusest ja sellest, miks me peaksime neid puht inimlikke väärtusi, sügavaid inimväärtusi kaasajal rohkem hindama, küsima, kes on inimene ja mida tähendab olla inimlik. Seesama vastus, mida Oidipus Sfinksi küsimusele andis, seda ikka ja jälle korrata, ikka jälle küsida.